Sotsiokraatia sõna pärineb ladina ja vana-kreeka keeltest ning koosneb tüvedest sotsius ehk seltsiline, liitlane ja kratos ehk võim, valitsus. Esimesena kasutas sõna sociokratie aastal 1851 prantsuse filosoof ja sotsioloog Auguste Comte ning 30 aastat hiljem USA sotsioloog Lester Frank Ward. Ward oli omal ajal mõjuvõimas ülemaailmselt tuntud sotsioloog, kes väitis, et tuleb aeg, kui riiklik poliitika muutub efektiivseks ja teadusel põhinevaks aruteluks. Ta uskus, et demokraatiale järgnev arenguetapp on sotsiokraatia. Sotsiokraatia meetodi juured on 20. sajandi keskpaigas, kui Hollandi koolijuht Kees Buuke ning tema naine Betty Cadbury võtsid tänaseni tegutsevas Pilthove koolis kasutusele juhtimisviisi, mis põhines kõigi, nii õpetajate kui õpilaste, üksmeelel. Buuke sai inspiratsiooni kveekerite konsensuslikust otsustamismeetodist ning arendas sellest välja juhtimisviisi oma kooli jaoks ja nimetas selle sotsiokraatiaks. Kveekerite kristlik liikumine on tuntud selle poolest, et oma eluviisis lähtutakse usu põhimõtetest, mis soosivad lihtsalt rahumeelset ja võrdsusel põhinevat elu. Buuke sõnastas 3 põhireeglit. Esiteks, arvesse tuleb võtta kõikide liikmete huvisid ja iga liige peab austama rühma kui terviku huvisid. Teiseks, kui ei leita lahendust, mida kõik aktsepteeriksid, siis tegevust ei toimu. Kolmandaks, kõik liikmed peavad nõustuma otsustega, mis on vastu võetud ühehäälselt. Buuke arendas välja ringistruktuuri, kus iga omaette tervik, näiteks töögrupp, moodustab omaette ringi. Ringid valivad 2 liiget kesksesse, strateegilisi otsuseid tegevasse ringi. Buuke koolis õppinud Gerard Endenberg kasutas sotsiokraatiat, et juhtida oma perekonna elektroonikafirmat. Sotsiokraatia meetodid täiendas ta oma teadmistega füüsikast ja küberneetikast ning suurendas ringides tagasiside rolli. Sellises sotsiokraatias vastavad ringid organisatsiooni osakondadele. Säilib hierarhia efektiivsus ning ka ringide ja selle liikmete omavaheline võrdsus. See on ringikujuline hierarhia. Ühendused iga ringi vahel kombineeruvad ja moodustavad tagasiside tsükleid ülevalt alla ja alt üles. Sotsiokraatia rakendamisel organisatsioonis on võtmetähtsusega usalduse teadlik kasvatamine ning läbipaistvus. Peetakse loomulikuks kõikide murede ja kitsaskohtade väljatoomist, sest nendega arvestamine aitab leida probleemidele parima lahenduse. Organisatsiooni liikmetel on juurdepääs otsuste tegemiseks vajalikule infole. Toimiv sotsiokraatia suurendab organisatsiooni tõhusust ja inimeste vahelist usaldust, sest kaob vajadus mitmete vahetasemete ja nende juhtimise järele. Tänaseks on sotsiokraatia või selle vormid kasutusel maailmas tuhandetes organisatsioonides, ühelt poolt koolides, kogukondades ja kodanikuühendustes, teisalt aga näiteks holakraatia nime all paljudes kaasaegsetes ettevõtetes. Sotsiokraatia kasutamiseks ei pea seda aastaid õppima, sest palju olulisem on julge pealehakkamine. Püsime ühistarkuses.